Tere, minu kallid, mina olen jutuvestja Poliina. Ma olen see jutuvestja, kes räägib nii lastele kui ka täiskasvanutele just neid lugusid, mida ma olen ise üles korjanud ja nüüd valmib mul uus audioraamat. Ja selle jaoks kogusin ma muinasjutte maailma katuse alt Himaalajast ja Šveitsi mäiküladest ja ka siitsamast Kaukaasia mägedest, Gruusiast. Nii et uue audioraamatu nimeks saab Mägede muinaslood. Te küsite minu käest, et miks just mägede muinasjutud? Sellepärast, et ma nii tahaksin tuua neid mägesid teie juurde ja. Aga kuidas seda nüüd teha? Need mäed on liiga suured selleks, et ma saaksin neid oma turjale võtta ja tee juurde toimetada. Aga ma oskan väga hästi lugusid rääkida ja veel oskan ma väga hästi luua muusikat nendele lugudele saateks. Ja tihti kasutan selliseid pille, mida mujal Eestis ei ole ja ei kuule. Nii et ma loon nendele muinasjuttudele helimaastike, mis viivad teid rändama kaugetesse kohtadesse minuga koos. Ja pärast tuleme aga turvaliselt koju tagasi. Ja miks ma seda teen? Miks ma toon muinasjutte nendest kaugetest kohtadest? Sellepärast, et ma valin just selliseid lugusid, mis võiksid kõnetada ka meie maa inimesi. Mäed on alati inimesi võlunud. Inimesed tahtsid vallutada neid mägesid. Võib-olla selle jaoks, et olla taevale lähemal. Inimesed tahtsid elada nende mägede kaitse all ja veel lõid inimesed nende mägede kohta imetabaseid lugusid, mida mina nüüd kokku korjasin ja nüüd teile edasi räägin. Seesama kosk siin, selle kohta on olemas üks iidne legend. Räägitakse, et kunagi elanud siin kanjonis üks vastik, suur ja kole lohe. Kõik inimesed siin ümbruses kartsid siia kanjonisse tulla. See lohe valitses siin, kuni siia tuli üks neiu. Ja võt see neiu teadis midagi, mis aitas tal lohet alistada. Aga kuidas? Sellest te saate teada juba minu audioraamatus. Ja nagu ikka, kõlab ka uues audioraamatus palju minu autori muusikat. Seal kõlavad nii haruldased muusikainstrumendid nagu näiteks Gruusia panduri ja Iraani santuur ja mõned sellised pillid, mis ei ole varem minu eelmistes audioraamatutes kõlanud. Ja ma olen kõiki neid pille salvestanud stuudios ja mõnikord küsitakse minu käest, et kuule, et mis ansambel sul seal taustal mängib? Ja ma vastan, et see ei ole mingi ansambel, vaid need samad käed. Ja ma salvestan kõiki neid pille järjest, nii et teie saate kuulda seda, mis minu peas kõlab. Ja kui teie toetate minu uue audioraamatu ilmumist siinsamas Hooandjas, siis võite ka kindlad olla, et just teie abi ja toetusega saan ma tuua mägesid meie maale kõikide juurde. Nii et teie kingite neid muinasjutte ka teistele. Kas pole tore kingitusi teha? On ikka. Eriti kui kingitusteks on muinasjutud.